Tere tulemast Eimi Kitsune tarotuppa. Täna siis jälle paar mõtisklust. Kuidas sinu päev on läinud? Kuidas sinu suvi on läinud? Minul on väga huvitav suvi olnud. Ja üht-teist on ruumi andnud uuele, aga see on okei. Elu koosnebki muutustest. Täna hommikul avastasin, et kuna tööle minek oli ees, mõtlesin, et panen oma nutikella käe peale. Ja ma sain siis tõdemuse osaliseks, et kuigi ma juba õhtul panin ta laadima, siis hommikul enam pilti ette ei võtnud. Kui sa jätad ikkagi 3 kuuks kella kapi peale seisma, nutikella, siis tühjeneb aku sedavõrd, eriti kui kõige uuem see kell ka ei ole. Ja on hästi palju varem kasutust leidnud, et seda pilti enam ette ei tulegi. Ja tarvis läheb aku vahetust. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas ma seda vidinat vajan või ei vaja tegelikult. Et kui ma olen 3 kuud suvel nüüd kenasti hakkama saanud, siis kui palju ma tegelikult seda kasutasin ka mais, kui ma veel tööl käisin. Ja olgem ausad, tegelikult eriti mitte. Kuigi mu töö on selline, kus ma pean kellaajast kinni pidama, aga on teisi mooduseid ja samas see nutikella puudumine käe pealt annab väga palju privaatsust juurde. Ja hommikud on mul siin augusti keskpaigast juba teistsugused. Kui varem algas mu hommik sellega, et mul oli köögilaua peal akvaarium tütre kalakesega, väike siis tapluskala Ruubi, siis kahjuks pisikesed kalad ei ela kuigi kaua. Ja tema loomulik lõpp tuli siis seetõttu, et tal kurgu alla tuli kasvaja. Ja minu tütar, kes kalandust õpib, ütles, emme, kaladele kahjuks operatsiooni ei tehta. Ja niimoodi siis need viimased nädalad, päevad olidki sellised, et see kasvaja läks tal kurgu all juba nii suureks, et ta ei saanud enam süüa. Aga jutukas oli ta endiselt, et ta oli üldse selline hästi huvitav kala, et ma ei ole veel varem kohanud kala, kes niimoodi suhtleb ja kes tänab selle eest, kui talle süüa anda siis mullikeste tegemisega. Meil olid toredad aastad koos ja ta oli mulle väga hea sõber, aga nüüd ta siis rändas kalade teispoolsusesse ja valvab sealt minu hommikuid. Aga alati, kui midagi elust kaob, tuleb midagi asemele. Ja mõnikord on nii, et isegi kui sa oled natuke nukker, siis ometi jääb põnevusega ootama, mida põnevat asemele tuleb. No täna hommikul tahtis üks jänes tulla külla. Jagasin seda väikest videoklippi ka. See oli nii äge. Tulin siis hommikul, viisin siis abikaasa tööle ja tulin koju, sest mul oli oma tööpäevani veel tunnika aega ja terve see 1,5 kilomeetrit kruusateed see jängukene jooksis mul ees ja keeras täpselt sinnapoole, kuhu mina keerasin. Et see jah, nii huvitav. Et justkui oleks mulle teed näitud, et ma sõitsin hästi tasakesi, aga ta jooksis otse suunas, nagu jänkud teevad. Et huvitav oli see, et öösel tavaliselt nad teevad seda sellepärast, et nad jäävad autotulede vihku ja valguses siis
Noh, kuna nad näevad külje peale, siis nad nagu ei oska tee pealt ära keerata, aga nii põnev oli see, et ta nii-öelda päisepäeva ajal seda tegi, et ta täpselt minu koduhoovi ka sisse keeras. Ja ja lõpuks, kui autost välja tulin, siis ta ikka jooksis minema. Aga ju ta tuli mulle siis ka mingit sõnumit tooma, et mingi uus sõber on mu ellu tulemas Ruubi asemel. Ma loodan, et sul täna tuleb ilus päev. Päike paistab, kõik on hästi ja elu on ilus. Kõike head sulle ja kohtume järgmistes videotes.